Kassid pakivad ennast meile kaasa. Tallinnasse. Sõidame nüüd Korfu nii-öelda pealinna. Auto peame kahjuks täna tagasi andma. Mis juhtus eile õhtul? Kõik oli väga kena. Käisime päikeseloojangut vaatamas, jõuame hotelli, teeme väiksed veinid, räägime juttu hotelli omanikega. Hotelli omanik pakub meile taga põllu peal kasvatatud eelmise aasta veini, mis oli väga hea. Ja siis heidan mina juba pikali. Koputatakse ukse. Tuleb hotellipidaja poeg. Ütleb meile. Karl, tulge välja. Et mõlkisin teie autot. Ja saadana sigudik, nii kui mina neid kiitsin, siis tema sõitis minu autonurgale sisse. Aga õnneks me oleme kindlustatud, me helistasime juba sinna autorendifirmasse. Neil on kõigil savi, minul on siis samamoodi savi. Nii et lähme viime selle auto ära ja elame õnnelikult edasi. Mitte midagi minu poolt pole vaja teha ega muretseda. Isegi krediitkaardi andmeid ei võetud, nii et rentige autot Korfu Sunrise Car Rentalist, nii et odavad hinnad. Autod on natukene siuksed vanad ja rüsad, aga sõidavad väga hästi siin teedel. Kui juhtub mõni kõks, ei ole hullu. Ja ma ei tea, tulge Korfule. Korfu on enda ajaloo vältel olnud mitme valitseva võimu all. Kõige suurem osa sellisest kaasaegsemast ajast keskaja lõpust kuni 18. sajandini oli ta Veneetsia võimu all. See on jätnud väga suure jälje, kõik see arhitektuur, ehitised, sümboolika tänapäevani ilusti säilinud ja meenutab väga Veneetsiat. Hommikul on ilmselgelt liiga vara kohalike jaoks ja ka turistide jaoks. Vanalinn on täiesti tühi. Oleme Veneetsia-aegses vanas Korfu linnakindluses. Kokku on Korfu pealinnas 2 suuremat kindlustust, uus ja vana Veneetsia kindlus. Vana on täna lahti ja uus oli kinni. Kolame siin mööda vana ringi. Siin vanas on olnud vangla kõige viimati. Nüüd on see valitsuse hoonete all ja ülikooli hoonete all. Aga mõtle, kui romantiline oli see vangis istuda. Istusid kongis mitu aastat, vaatasid kaunist Vahemerd. Muidugi tingimused võib-olla ei olnud kõige paremad, aga vaade sellegi eest miljoni vääriline. Nagu Toompealt. Issand jumal, ärge jumala eest sööge kell 1 päeval 40-kraadise kuumusega eelroog, pearoog. Tauri tahtis võtta ka magustoidu, aga ma sundisin teda sellest mõttest keelduma.
me oleme silmini täis head ja paremat tänu sellele, et ma jätsin täis laetud aku hotellituppa, siis magasime maha päikeseloojangu. Aga mis siis? Vaatame, äkki tuleb veel mõni lennuk siit üle pea maanduma meile. Õhtune lennukite vaatlus on siin vägagi populaarne. Üks Korfu saare kõige ikoonilisemaid kloostreid, Vatšerna klooster. Tere hommikut Aegli hotellist Korfu pealinna lähistelt. Täna on kahjuks viimane päev ja õhtul juba sõidame tagasi Tallinna, kõigepealt Ateenasse, siis Tallinna. Nii et lähme siis viimast korda ujume meie hotelli rannas ja siis lähme käime veel korra linna peal. Seal on Jeesus, ta seisab vee peal. Meil on palju armastuskirju, need tuleb kõik posti panna. Paneme need bussijaama kõrvalt, mis tundub olevat nagu suhteliselt legit koht. Äkki need jõuavad kohale. Täna on 11.08.2021. Andke siis teada, millal kohale jõudsid. Meie sihtpunkt on Starbucks kohvik. Tahaks lõpuks saada ühe normaalse kohvi. Täna hommikusöögi lauas. Kuradi hotellis on espressomasin olemas. Ei, hommikusöögi me pakume ainult lahustuvat kohvi. Proosit! Kui olete Korful, siis kindlasti sopake pealinnas. Kaup on täpselt sama, mis igal pool üle saare. Tundub küll, et kohalikust külast võiks saada autentseid oliivipuu, nikerdisi, ilusaid magneteid, mida iganes, aga see on vale. Kõik saab siit pealinnast. Eile sai vaadatud üle vana Veneetsia kindlus. Täna ronime siis uue Veneetsia kindluse müüridele. Temperatuuri on 36, feels like 45. Väga meeleolukad 8 päeva Korful, aga nüüd tuleb kahjuks lahkuda. Et näeme siis juba kuskil mujal mõne aja pärast.